Kui me räägime Ülemiste Cityst, kas teist on keegi, kes ei ole varem siin Ülemiste City's ringi käinud? Või kõik on Ülemiste City inimesed? Ei ole, väga hea, siis on teile midagi uut. Ma natukene tutvustan teile seda keskkonda, kuhu te sattunud olete. Nii, see pilt on 1899. Siis oli see, te tunnete ära, et see on Ülemiste järv, siit peaks jooksma Tartu maantee. Ja siis see noolega, kus ma näitan, seal on meile Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor, kes on selle üritusega nii-öelda peakorraldaja. Ja see maja on seal täiesti olemas, juba sellel ajal oli. Ja meie ise asume natukene võib-olla seal, kus see kõrge torn on, et siin pool. Ehk siis 1899 see ala nägi täpselt selline välja ja juba siis töötasid siin õnnelikud talendid. Et nagu te pildil näete, siis üldiselt on need meesterahvad, naisterahvad tollel ajal tegelesid kodumajandusega ja kasvatasid lapsi ja kraamisid kodus, koristasid ja nii edasi, aga mehed käisid siis, tegid seda rasket tööd. Teine põhjus, miks siin just meesterahvad on pildil, on see, et see, mis siin toodeti, oli selline raske metalltööstus ja niisugusel raskel tööl peavadki või siis tollel ajal töötasidki mehed. Et siit on näha siis, et mingid rongivaguneid siin toodeti või siin on näiteks tuumalõhkepead, aga me siin päris tuumalinnakus vist ei ole olnud, aga mingid varuosi me nende jaoks ilmselt tegime. Ja lennuki varuosad ka, et üks põhjus, mis öeldakse, et miks lennujaam just siin on, et sellepärast, et siin neid lennuki varuosi toodeti ja siis on hästi mugav, et see lennujaam oleks siin samas. Kas see nii on? Me täpselt ei tea, aga arvame, et äkki oli. Aga muidu toodeti siin kuule ja ma ei tea igasugust muid asju metallist. Ülo Pärnits, see on siis mees, kes otsustas 2005. aastal, et ta erastab selle maa, mis siin on, ja ehitab siia targa linnaku, et kõik talendid tahaks siia tulla tööle, need, kes on välismaale läinud, tahaks tulla tagasi ja need, kes on välismaal nii-öelda elavad, et nad vaataks ka, et Ülemiste City äge, kõik tahame tulla Eestisse panustada. Tollel ajal see ala nägi selline välja. See on T1, kui ta ära ei tunne. Et sellel ajal, kui ta nii-öelda tuli selle ideega välja, siis ma arvan, et väga paljud koputasid natukene meele kohale ja arvasid, et see ei ole võimalik. Et sellest pommiaugust saab kunagi selline linnak, kuhu talendid tahavad tulla. Aga kuhu me oleme täna jõudnud? Oleme suur linnak, Tallinna osa. Meil on siin linnakus 17 000 talenti, sinna alla kuuluvad need töötajad, kes siin kõik igapäevaselt töötavad, aga ka näiteks õppijad, kes õpivad meie koolides, mis meil on rahvusvaheline kool, kus lapsed kuni siis keskkoolini saavad haridust ja siis ka meie see kõrgkool, Eesti ettevõtluskõrgkool Mainor. Ja siis osad inimesed elavad siin linnakus, ehk siis meil on ka üks maja, kus me rendime korterid siis nendele talentidele, kes siin linnakus ka töötavad või tulevad näiteks korraks siia konverentsile ja tahavad siin ööbida. See on see 17 000. Meil on 500 ettevõtet, need ettevõtted on täiesti seinast seina, on suured organisatsioonid nagu Nordea, kellel on päris mitu korrust ja väga palju töötajaid, siin 1200 äkki, kui ma ei eksi. Ja siis on ka sellised ettevõtted nii-öelda ühe mehe ettevõtted, et tulevad, rendivad meile ühe lauakese kuskil nurgas ja siis lootuses, et kunagi siis saavad arendada oma tooted või teenust selliselt, et siis kasvavad meie linnakus. Pakume siis ettevõtetele võimalust kasvada, aga ka kahaneda, kui mõni soovib just
vastupidi ruume natukene vähemaks, et inimesed on kodukontoritesse kolinud, siis seda võimalust ka pakume. Aga muidugi oleme rohkem rõõmsad siis, kui meie linnaku ettevõtted laienevad ja kasvavad. Jah, meil on 30 hektarit eramaad kuskil, circa veerand sellest on välja ehitatud, ülejäänud siis veel vajab arendamist. Ja oleme 3. majandus Eestis, ehk siis vaadata, kui palju need ettevõtted, kes siin linnakus on makstud need tööjõumakse riigile, siis Tallinn on esikohal, loomulikult Tallinnast me mööda ei saa, sest me oleme Tallinna osa, aga 3. kohal, et me oleme Pärnust möödas näiteks, et see on niisugune hea näitaja. Siin on üks võib-olla selline visuaal, kuhu me liigume või mis plaanid meil on, et siis kui te vaatate seda pilti, siis siin on väga palju veel ehitamata, et me oleme nendes 2 kuubikus siin, ehk siis ööpikumajad, ja siin tavaliselt küsitakse, kuhu on siis kadunud Ülemiste keskus, siis Ülemiste keskus ei ole kadunud, tema katusel on rohelust hästi palju, ehk siis me liigume ka sinna suunas, et inimestel oleks see keskkond niisugune mõnus, kus nad saaksid aega veeta, et seal näiteks katusel, ma ei tea, oma lõunasööki ära süüa või siis käia sörkimas ja nii edasi, ehk siis tahame rohkem seda rohelisust. Ja meie linnakus on see hea, et kogu see maa, see 30 hektarit on eramaa ühe omaniku käes ja me saame teha siin erinevaid asju, meil on ka palju inimesi, 17 000. Ja sellepärast näiteks me saame katsetada erinevaid asju, siin on isesõitev buss, ilmselt linnas seda katsetada oleks suht võimatu, kõik need regulatsioonid ja piirangud, mis kõik tuleb nagu ära teha selle jaoks, et isesõitav buss sõidaks Tallinna linnas, oleks ilmselt, ma ei tea, kas nad kunagi saaks ja kui kaua neil selleks aega võtaks. Meil ta hakkas ööpikumaja eest siit samast sõitma, läks Ülemiste keskusesse ja siis käis seal lennujaama juurde. Ja meil oligi see hästi lihtne, meie enda teed lubasime sellel bussil sõita, ei ole mingeid piiranguid, ise teame, mis oma linnakus teeme, pluss meil on 17 000 talenti, kes kõik seda saavad katsetada, kui nad soovivad. Maailma esimene liiklusõnnetus isesõitva bussiga juhtus Ülemiste City's. Aga mitte selle bussi süül, vaid üks Volkswageni juht ei märganud teda ja siis sõitis talle ette. Nii et jah, see, et me oleme nii suured, see, et meil on nii palju talente, see, et me on eramaa kõik ühe omaniku käest, annab meile võimalusi teha erinevaid asju. Ja üks suund, millega me tegeleme, on ka talendi juhtimine siin linnakus, ehk siis me teeme erinevaid asju selle jaoks, et need inimesed, kes siia igapäevaselt tööle tulevad, kes ei ole ka meie töötajad, tunneks ennast siin hästi. Ja siis mingi hetk, kui me hakkasime mõtlema, milliseid tegevusi siin linnakus pakkuda talentidele, siis rääkisime ka sellest töötaja kogemusest või töötaja kogemuse mudelist. Ehk siis siin on ka üks selline lihtsam terminoloogia, et lihtsalt öeldes töötaja kogemus on siis see, kuidas töötaja tunneb ennast oma igapäevases töös ettevõttes, kus ta töötab. Ja siin pildil me siis üritasime visualiseerida seda, mis kõik mõjutab siis seda töötaja kogemust. Ja kui te näete, siin alustame nendest väärtustest, mis on ettevõtte väärtused ja juhtimine ja kõik protsessid ja tema konkreetne töö ja kõik need asjad mõjutavad seda töötaja kogemust, et kui siit pildi pealt vaadata, siis sisuliselt seda töötajate kogemust mõjutabki see tööandja, et kuidas meie siis linnakuna saame seda mõjutada ja kuidas meie sinna seotud oleme. Meil tükk aeg oli see nii-öelda arutelu ja kas me peaksime üldse tahtma seda mõjutada. Ja siis me jõudsime sinna, et kui me räägime sellest, et ettevõte võib ju valida ükskõik millise linna osa, kus pesitseda, siis miks ta peaks tahtma tulla Ülemiste City'sse? Siis jõudsime selleni, et me peamegi siis nendele inimestele pakkuma sellist keskkonda, mis pakuks lisaväärtust võrreldes siis teiste kohtadega. Ja üks asi ongi see sama töötaja kogemus, et kuidas toetada, et inimesel oleks hea siin linnakus töötada. Nii, ja siis tekkis meil selline nii-öelda protsess või tegevused, mida me teeme selle jaoks, et tööteekond Ülemiste City's töötaja jaoks oleks niisugune meeldiv ja hea. Siin te all näete, mida kõike saab töötaja ise teha selle jaoks, et tunda ennast hästi, et tema töökogemus või tööteekond oleks mõnus, on ju, siis see tööandja, seesama, et tööandja tegeleb oma brändiga, on ju, ma ei tea, pakub töötajatele tunnustamist ja siis head motivatsioonipaketti, ehk siis kõik see sõltub siis konkreetselt sellest tööandjast. Ja siis ülemisel real te tegelikult näete seda, mida kõik linnak teeb. Siin on võib-olla ainult märksõnad, ma ei hakka kõik need ette lugema, aga põhimõtteliselt, nagu te näete, see ligimeelitamine, värbamine, sissejuhatamine, arendamine, see on seesama töötaja eluring organisatsioonis.
Siin on toodud erinevad tegevused, mida me selle jaoks teeme ja siis järgmistel slaididel ma natukene räägin nendest lähemalt. Aga nagu näha jah, et igas selles etapis me pakume midagi selle jaoks, et see töötaja tunneks ennast linnakus hästi. Üks probleem meie jaoks või selline murekoht oli see, et mida siia exit'i alla panna, kuidas me siis seda exit'it nii-öelda toetame. Kui organisatsioonis loomulikult nad saavad läbi mõelda sellist sujuvat ja oskuslikku offboarding ut, siis mida Ülemiste City saab teha. See ainuke asi, mida me siis nagu tundsime, et võib sinna kirja panna, on seesama, et linnakus me näeme väga tihti, et inimene ütleb, okei, et ma olen väsinud sellest tööst või ma olen nagu endast kõik sinna andnud, tahaks töökohta vahetada, aga ma ennem ei lähe, kui ma leian töökohta siinsamas linnakus lihtsalt teise tööandja juures. Nii et me näeme, et need talendid ei taha linnakust välja minna. See tähendab seda, et need tegevused, mis me teeme, on vist hästi tehtud. Ega nad muidu siin ei tahaks olla. Nii, aga kui me räägime konkreetsetest näidetest, ligimeelitamine ja värbamine, et panin neid praegu siia kokku, et mida me teeme selle jaoks, et need inimesed leiaks üldse oma tee Ülemiste Citysse. Siis teeme erinevaid need road trip to Ülemiste City näiteks on tulemas novembris, ehk siis toome busside viisi siia linnakusse ülikooli õpilasi ja nagu viime neid ettevõtetesse, et nad saaks ettevõtetega tutvuda, et ühelt poolt nagu sellel talendile nii-öelda avame ukse linnakusse, teiselt poolt pakume ka ettevõttele võimalus saada endale uusi talente ja töötajaid. Ja siin on näiteks meie talendiportaal, siin käib see matchimine ettevõtete ja nende tudengite vahel nii-öelda digitaalselt. Seal on muidugi ka teised teenused, et võib ka näiteks otsida endale kõrgkoolist teadlase, kui teil on vaja mingid uuringud organisatsioonis läbi viia ja nii edasi. Aga kui me räägime ligimeelitamisest, siis seesama, et kuidas leida endale praktikant või kuidas praktikant saaks leida endale hea praktikakoha. Et püüame neid sinna kokku viia. Siin pildil te näete näiteks tudengid, kes on Ülemiste City põhjal teinud oma magistritööd või oma lõputööd, et tunnustame ka neid ja nii-öelda toome need avalikkuse ette kui häid kandidaate võib-olla kuskile tööle, et sellised head talendid on saadaval. Ja näiteks seesama tüdruk, see graffiti, mis on nüüd meie ühes parklas, et see on ka ühe Eesti ettevõtluskõrgkooli tudengi poolt tehtud lõputööna. Et ühesõnaga jah, et toome esile ja näitame neid erinevaid talente, keda me näeme, et hästi tublid, et tööandjad näeksid neid ja teistpidi avame uksi ettevõtetesse, et talendid saaks linnakusse. Nüüd, kui me räägime sisseelamisest, siis meil on selline tere tulemast leht, et iga töötaja, kes linnakus töötab, võib selle lahti teha ja tegelikult näeb ta kogu info, mida uus inimene võiks linnaku kohta teada. Näiteks toitlustus saab vaadata, mis toidukohad linnakus on, millise hinnaga näiteks täna praadi pakutakse ja siis saate juba enne, kui te uksest välja lähete, otsustada, kuhu te sööma lähete ja mida te seal sööte. Aga samamoodi on seal erinevad näiteks parkimise kohta info või erinevad teenused, mida me pakume ja kuidas liituda meie võrgustikega ja nii edasi, et sündmused ja kõik asjad, et kui teil on huvi, siis leidke see leht ja vaadake, mis seal kõike pakutakse ja tegelikult teil tuleb linnakusse uus töötaja, suunake ta ka sinna lehele, et tal on mida kergemini, ta siis siia linnakusse sisse elab, seda kergemini või kiiremini hakkab ta teil tööl nii-öelda panuseid või paremini töötama. Nii, siis mis me veel teeme, kui meil tulevad linnakusse uued ettevõtted, siis tavaliselt meie esindaja tuleb ja räägib ettevõtte kõikidele töötajatele, loomulikult kui ettevõte seda soovib, et vägisi uksest sisse ei tule, aga tuleb ja tutvustab linnakut, mis siin on, kus siin saab parkida, milliseid teenuseid siin saab tarbida ja nii edasi. Siis on meil Eesti rahvusvaheline maja, mis on mõeldud nendele välistalentidele, ehk siis kui tuleb välismaalane Eestisse, siis ta ei pea jooksma mööda erinevaid kohti, et oma pabereid ja asju korda ajada, saab ta seda kõik ühest kohast kätte. Ja ekskursioonid, ehk siis võtame sappa teie töötajaid, kõrvaklapid pähe ja viime läbi linnaku ja näitame, kus mis asub ja mis põnevad linnakus toimub. Töötajate arendamine, loomulikult pakume erinevaid konverentse, meil on tulemas Future Forum 2025, oli 24-25 aprill ja see on üks selline suur rahvusvaheline konverents, olete kõik oodatud sinna ja kõik teie kolleegid on sinna oodatud. Siis on meil tervisekonverents, et kui nendest räägitakse, et nad on tasuliselt, et loomulikult need on suured konverentsid, siis pakume ka väga palju tasuta võimalusi, kuidas teie töötajaid arendada, näiteks seesama EduFest on
on meil 1. oktoobril. Eneken ütle, palju esinejaid on? Jah. Ampse? Nii et meil on siis 30 ampsu 45-minutilised erinevates ruumides. Teie töötajad saavad valida endale sobivad teemad ja minna kuulama. Näiteks üks teema oli minu meelest seal uni, on ju. Ehk siis on nii tervisest, on ka ühesõnaga muid teemasid, et mingi sinna Edufesti koduleheküljele, et seal kavas on juba enamus neid esitlusi välja toodud. 1. oktoobril siin samas majas ootame teid kõiki ja teie kolleege. Siis meil on HR ja turundusvõrgustik, ehk siis need on need valdkonnavõrgustikud, kõik personalijuhid või inimesed, kes tegelevad inimestega, olete oodatud personalivõrgustiku ja turundusinimesed ja sisekommunikatsiooni inimesed turundusvõrgustiku. Sealt te saate teada erinevaid tegevusi, mis me siin veel teeme, saate kaasa rääkida ka linnaku arengust. Ja siis Ülemiste City koolituskrediit, see on üks võimalus, kus te saate ka oma töötajad tasuta koolitada. Ehk siis, kui te sinna sisse logite, need ettevõtted, kes linnakus asuvad, nendel on teatud arv tasuta koolitustunde. Et näiteks kui kõrgkoolis on see aine maksab mingid summad, siis võimalik, et seda ainet teie töötaja saaks sealt tasuta või siis osa saaks katta siis nendest koolituskrediiditunnist. Aga seda saavad siis kasutada ainult linnaku ettevõtted ja nende töötajad. Nii, töötajate hoidmine, et mida me kõike teeme, loomulikult loome sellise keskkonna, kus inimestel oleks hea. Eks see sama teema, et ma ei taha siit linnakust ära tulla, mul on siin hea tunda ja hästi tunnen ennast siin ja kui ma siin ennast hästi tunnen ja tunnen, et ma olen seotud selle paigaga, siis inimene tunneb ka rohkem, et on seotud selle organisatsiooniga, kes siin on ja nii edasi. Meil on Healthy City, ehk siis me väga palju tegeleme tervisega, saime teada, et meie töötajad on üldiselt hindavad oma tervist hästi, aga istuvad 5 tundi järjest tooli peal ja siis õhtul lähevad kõik tegema trenni, mis on väga hea, et nad trenni teevad, aga iseenesest see, et sa õhtul teed trenni, ei korva seda kahju, mis sul tekib selle 5 tunni istumise nagu pärast, et sellepärast me mõtleme väga palju nendele asjadele, et kuidas inimene saaks juba töö ajal liikuda ja siis me märkasime seda, et kui me paneme lihtsalt pinksi lauad asjad välja, mis on väga tore, siis inimene tegelikult väga palju sinna ei jõua, sest ta peab ka tööd tegema. Ehk siis me peame leidma selliseid asju või selliseid tegevusi, et töötaja saaks teha tööd ja samal ajal liikuda. No üks lihtsam asi on see, et me avasime trepikojad, ehk siis kui sa hommikul tuled tööle või lähed lõunale, sa ei pea liftiga minema, sa saad trepist minna ja sul on trepist nii-öelda kas või need samme koguda, et natukenegi ennast liigutada. Teine asi, mis me oleme teinud, on see kõnnikoosolekurada, ehk siis kui te siin linnakus kõnnite, näete siuke roheline joon jookseb, siis see ei ole Bolti sõidurada, vaid see on selle jaoks, et kui te näiteks tahate koosolekule minna 2, 3 või mitmekesi, siis te ei peaks mõtlema, et kuhu ma täpselt lähen, et te vastute selle rajale ja lähete, et ta viib mööda erinevaid rohelisi kohti, mis meil on pargid asjad, pluss et sellistes ohututes kohtades, et ei satuks päris sõiduteele kuskile. Vot, aga need algatusi, mis me teeme, on hästi palju nii-öelda tervise, igasugused sündmused, siin on näha, on trepijooksja ja neid on hästi palju ja siis ja mis tervisega veel seotud, 26. september avame ka oma uue tervisemaja, kus pakume erinevaid teenuseid selle jaoks, et töötajad tunneks ennast hästi, saaksid kõik vajalikud terviseteenused kätte, nii et meil oli ennem üks tervisemaja, sest linnaku personalijuhid ütlesid, et me tunneme, et meil oleks vaja terviseteenuseid linnakusse. Me avasime ühe, nüüd avame teise ja meil on 3. ka juba plaanis, nii et see on siuke hästi oluline teema linnakus. Green City, loomulikult väga palju tegeleme sellega, et meie linnak oleks rohelisem. Jah, päris võib-olla igale poole suuri parke luua ei saa, aga võib-olla selline vertikaalhaljastus, taimi erinevatesse avatud kohtadesse, kus me neid panna saame. Ja teine asi, mis seal Green City's on veel, et me vaatame näiteks ka seda jätkusuutlikkust ja sellist nagu rohelist käitumist, et näiteks, et meil ei ole söögikohtades ühekordseid pakendid, on ju, et meil on need tagastatavad pakendid, et ainuke, kellega me täna veel ei ole kokkuleppele saanud, on Selver, teised toitlustusettevõtted kõik pakuvad seda tagastatavat, on ju, ja kõik igasugused need, et saab jalgrattaga tulla ja kõik sellised teemad ka. Talent City, ehk siis need erinevad talenditeenused, mis ma juba rääkisin, et kuidas oma töötajaid sisse elatada, kuidas neid arendada ja nii edasi. Ja siis meil on ka lojaalsusprogramm, ehk siis omadelt omadele pakkumised, ehk siis kui te lähete meie veebilehte, siis te näete, et kui näiteks te olete linnaku töötaja, seal on teil erinevad soodustused. Ja miks me seda kõike teeme?
et noh, eks me ikkagi teame seda ka, et nendes organisatsioonides, kus tööandja panustab teadlikult, et töötaja kogemus oleks positiivne, need töötajad on lojaalsemad, neil on väiksem voolavus ja nii edasi, need töötajad on palju pühendunumad ja see ka suurendab siis nende ettevõtete konkurentsivõimet ja atraktiivsust talentide seas. Ja miks meie seda nii linnakuna teeme, nagu ma juba ütlesin, et kui töötaja tunneb ennast linnakus hästi, turvaliselt, et ta tahab siin olla, siis ta tunneb seda ka ettevõttes ja siis ettevõte ka tahab siin olla, sest kui töötaja tahab siia tööle tulla, siis ettevõte tahab siia tulla. See vanasti oli nii, et töötaja läks sinna tööle, kus ettevõte asus, täna töötaja vaatab, et kas ma tahan sinna piirkonda minna, okei, mulle see meeldib, siis ta otsib endale sinna tööandjad. Nii et see on see, miks meie sellega tegeleme, et tööandjad tunneks ennast siin hästi ja toetada tööandjaid. Vot, ja siin on üks viimane selline video minu poolt, mis võib-olla näitab ka natukene seda töötaja kogemust seal peategelane, üks meie kolleeg, kes nüüd on meie juures olnud äkki 2 aastat või?
Aitäh siis minu poolt. Tahate te midagi küsida, enne kui ma juhatan sisse järgmise esineja? Jah. Siin oli näha väga mitmed teenused, mida Ülemiste City pakub kuni selle ujulani välja, eks ole. Aga mind huvitaks selline küsimus, et tööandjatel on ju võimalus, eks ole, sotsiaalmaksu vabalt pakkuda 100 euro ulatuses kvartalis, eks ole, mingisugused tervist edendavad teenused, et kas te olete ka uurinud, kui palju tööandjad nüüd esiteks siin Ülemiste City's seda teevad ja kas sel juhul nende või nende töötajate eelistatud valik on just need teenused, mida siin kohapeal saab? Ja no alustame sellest, et see 400 eurot on häbematult väike summa, et tööandjad selle eest väga palju oma töötajatele täna pakkuda ei saa, aga kui rääkida sellest, kui paljud seda kasutavad, siis minu meelest keegi vahepeal proovis ära mõõta, muidugi me seda 100% ei tea, aga neid ettevõtteid, kusjuures on üsna palju, kes seda üldse ei kasuta. Ja siis on väga nagu teine äärmus on see, et on ettevõtted, kes kulutavad oluliselt palju kui see 400 ja maksavad peale. Et jah, et ilmselt see sõltub sellest ettevõtte väärtustest, et kui palju ta väärtustab selle töötaja tervist, on ju, aga jah, meie jaoks oli suur üllatus, et neid ettevõtteid on siiski üsna palju, kes seda üldse ei tee. Nii, aga mis puudutab neid teenuseid, siis jah, väga paljud ettevõtted näiteks pakuvad seda sama sporditeenust, on ju, mis on see issand, mul ei tule selle platvormi, Stebi on ju, kas nad just tulevad meie siia linnaku MyFitnessisse, me ei tea, aga me teame seda, et meie MyFitness laieneb sellepärast, et nad ei suuda ära mahutada kõiki neid inimesi, kes siia tahavad tulla ja näiteks tervisemaja teenuseid ka, et nagu näha, et kes pakub ka seda tervisetoetust selle 400 euro eest, et need näiteks vaimne tervis ja nii edasi, et meie tervisemaja on täis, nüüd on tervisemaja 2 ja tuleb tervisemaja 3. Et ma arvan, et osad teenused on kindlasti sellised ja osad teenused on muidugi need, mis ei lähegi sinna 400 euro sisse, et näiteks lastehoid või lasteaed või need päris sinna ei lähe. Nii et jah. On veel küsimusi? Siis mina tänan teid.